Tänases tunnis räägime, kuidas siis kokku monteerida intervjuu ja panna sellele nii-öelda katteplaanid. Kõigepealt, kui me avame Premiere Pro, siis vastavalt sellele, kuidas te olete seadistanud siin need aknaid, võib see vaade natukene erineda. Mina avasin selle default akna ehk siis layout'i. Nüüd ma proovin natukene teha enda käe järgi. Selle ma liigutan siia, source'i ma liigutan siia, seda meil pole vaja. Tööriista aken võib siin olla ja see paneme niimoodi kokku poole. Selle tõmbame siia poole. Nii. Meil on sisuliselt üks intervjuu ja 1, 2, 3, 4, 5 katteplaani. Nii. Me võime luua sequence'i automaatselt, võttes sellest intervjuust kinni ja lohistame siia selle volditud lehekese peale. Kui teil seda ei ole näha, näiteks kui keegi töötab näiteks laptopis, tõmbate siit niimoodi laiali ja lohistate siia peale. Siis ta automaatselt loob teile sequence'i. Üldiselt ma ei armasta neid siinsamas faile hoida thumbnaili views, et ma hoian neid list views, et siis tegelikult on aru saada, missugune on nendest fail ja missugune on siis sequence. Nii, sihukese ikooniga on sequence, ma nimetan selle ümber, panen intervjuu. Nii. Ja esimene asi on see, et see intervjuu on filmitud ülevalt alla, et inimene vaatab üles, see ei ole kõige parem toon, et see peaks olema kas silmade kõrgusele või tsipakene allpool. Nii, ja siin üleval on natukene palju õhku ja samamoodi siin on mingisugune kaabel, mis ei tohiks olla kaadri sees. Nii, samamoodi on see filmitud S-Logis, see tähendab seda, et see on hallis formaadis ja kui niisugune asi on juhtunud, siis muud ei midagi. Kui võtame Window Lumetri Color ja keerame sellele kontrasti. Nii, siis keerame vajadusel saturation'it. Nii, ja siin on see probleem, et kuna see läks tagasi värviliseks, siis ta muutus kollakaks. Et siis tegelikult tuleks teha ka nüüd white balance. Nii, vaatame. Et siin ma vaatan tegelikult väga suurt midagi enam ei päästa, sest filmitud oli see inimene kollase valgusega ja siis taga oli sinine, et kui me tõmbame selle neutraalseks, siis see muutub taga väga koledaks. Et hetkel jätame ta nii nagu ta on, lihtsalt keerame natukene exposure'it juurde. Nii, hakkame siis kuulama, mida ta räägib. Tere, mina olen Simona ning õpin hetkel teisel kursusel Tallinna Polütehnikumis trükierialal. Olen selle valdkonna vastu siiralt huvitunud juba õpingute algusest peale ning mida rohkem. Vajadusel ma võin vajutada shortcut'i L klaviatuuri peale, see paneb selle video 2 korda kiiremini käima. Kogemusi saan, seda kindlamalt tunnen, et see ala sobib mulle väga hästi. Trükiamet nõuab täpsust, kannatlikkust ja pühendumust, omadusi, mida pean tugevusteks. Olen inimene, kellele meeldib teha oma tööd rahulikult ja põhjalikult. Ma ei kiirusta lihtsalt tulemuse nimel, vaid võtan pigem aega, et iga detail oleks läbi kontrollitud ja lõpptulemus kvaliteetne. Usun, et korralikult tehtud töö räägib enda eest. Loomulikult juhtub vahel vigu, nagu kõigil, kuid minu jaoks on oluline neid märgata, parandada ning neist õppida. On ette tulnud olukordi, kus olen pidanud tööd mitu korda uuesti tegema, kuid see ei heiduta mind. Vastupidi, see motiveerib mind saavutama parimat võimalikku tulemust. Mul on head arvutioskused ning kasutan erinevaid programme enesekindlalt. Olen teadlik, et tehnoloogia areneb pidevalt, mistõttu pean oluliseks ka ise pidevalt juurde õppida. Iga päev püüan omandada midagi uut, olgu see siis mõni töövõte, programm või nipp, mis aitab mulle palju arenemisvõimalusi ning olen motiveeritud end pidevalt täiendama ja paremaks saama. Nii, et selles mõttes, et kuna inimene luges prompterist maha, siis tal tuli kõik lodusalt see tekst välja. Siis puhastame ainult alguse ja lõpu. Ehk siis meil on võimalus võtta siit niimoodi kinni, et tõmmata selle lühemaks. Home'iga läheme algusesse ja vaatame. Tere, mina olen Simona. Nii. Tere. Nii, ja siis tõmbame lihtsalt siia ettepoole. Nii. Helis tundub natukene mürane. Selle saame lahendada niimoodi, et me efektides, võtame siin lahti esiteks effects controls, tõmban selle siia poole ja effects. Nii, sellega siia.
ehk siis kõigepealt efekt ja siis effects controls. Nii, leiame siit siukse asja nagu noise reduction. Nii. Nii, vaatame see. Ja siit effects control siis on tekkinud meil seesama efekt ja vajutame siia edit ja tegelikult ta paneb kuskil 50% peale, aga ütleme nii, et see ei ole kõige parem, et peaks alati vaatama, et ei hakka moonutama seda heli, et üldiselt võiks kuskil alustada 10-11 nii. Mina olen Simona ning õpin hetkel teisel kursusel Tallinna Polütehnikumis trükierialal. Olen selle valdkonna vastu siiralt huvi tundnud juba õpingute algusest peale ning mida rohkem kogemusi saan, seda kindlamalt tunnen, et see ala sobib mulle väga hästi. Trükiamet nõuab täpsust, kannatlikkust ja pühendumust, omadusi, mida pean enda tugevusteks. Olen inimene, kellele meeldib teha oma tööd rahulikult ja põhjalikult. Ma ei kiirusta, lihtsalt tulemuseni. Üldiselt on nii, et ma panin tähele, et siin frame rate on erinev, et meil on filmitud kaamera 25, siis on 30 ja veel mingi 60, et sisuliselt võiks olla nii, et need kõik frame rate'id on ühesugused, kas siis 25 või 50-ga, ehk siis need jaguvad, ehk siis tegelikult 60 ja 30 nagu sobib omavahel, aga siis peaks intervjuu olema ka 30 kaadrit sekundis, et selles suhtes, et võib tekkida probleeme eksportimise ajal, aga ei ole see ka 100% kindel, et võib nii-öelda mööda minna. Nii, siis järgmine asi on see, et me peaksime vaatama neid katteplaane ja vaatame, mis siit nii, siis kasutame ma vajutasin siia 2 korda peale, siis ta ilmus nii-öelda source aknas ja siin on võimalik shortcutidega I ja O panna, kasutades I on algus ja O on lõpp, on ju, ja siis lihtsalt tirime siia niimoodi peale. Ja selles mõttes, kuna see on üsnagi sarnane plaan, see eelmine, mis me vaatasime, siis me ei saa seda kasutada nii selle samamoodi. Ja siin on täpselt samamoodi. Nii, ja sisuliselt, kui meil on katteplaanid nagu valmis, siis me eksportime selle välja, vaatame, et igaks juhuks enne ilusti üle, et kas kõik on korralikult tehtud. Ja siis MP4 koos kogu nii-öelda lähtematerjaliga saadame nii-öelda Teamsi, et võimalik selle kõik upload ida OneDrive'i ja seejärel link visata Teamsi. Väikene kommentaar, mis puudutab katteplaanidesse, kuna siin on üsnagi vähe filmitud katteplaane ja selles mõttes, et ühe video peal peaks olema vähemalt kuskil 12 kaadrit vähemalt. Et selles mõttes, et ka tööjuhendis oli kirjas, et 40% peab olema kaetud video ja ühe kaadri pikkus ei saa olla rohkem kui nii-öelda 4 sekundit. Vot niimoodi. Ja selles mõttes, et see peaks olema vähemalt, kui ma praegu hakkan kopeerima seda, et see peaks olema umbes nii palju, neid kattematerjale siin. Et see ei pea jooksma järjest, need võivad olla nii, et alguses ta räägib, siis on katteplaanid, siis uuesti räägib ja siis niimoodi.